ainult 3 meeskonda. Sellised, kes ei ole suutnud üle 10 või siis 10 väravat lüüa, aga siit on hea võimalus infoedit ja penalt. Ja penalti tuleb sealt, Eiko Saar otsustab, et palju ta nüüd sai vastasel on omaette küsimus. Kruglov ja võtab ära Leppmets selle penalti. Täpselt nii, nagu seda tutsab. Teist päeva järjest näeme penaltitõrjet, ei olnud hea penalti ja Kruglov lööb üldiselt ikka sisse need. Ja siit on hea koht tegelikult Levadia jaoks. Katago vannab, aga natuke madalaks jääb see. Antonov mängib väga hästi nüüd vasakusse äärde, Luts. Ja Lutsut tuleb senderdus, aga tuleb oma meeste selja taha ja Antonov sealt ei lähe kohe löögile, mängib veel liini taha ja sealt tuleb palju värava alla, Igonen tõrjub selle. Luts on seal ja lööb vastu mehi värava all ja veel tuleb löök peale ja Igonen tõrjub sellegi. Ja veel üks löök ja see on sees. Ja see on sees ja Igor Morozov vajutab lõpuks vihaga selle palli võrku. Mees, kes põhjustas penalti, pääses sellest tänu Leppmetsa heale tõrjele, viib nüüd Levadia 13. minutil 1-0 juhtima. Mitu korda oli võimalus, et tuleb see esimene värav ära, aga lõpuks oli Morozov siis see mees, kes sealt ära pani, kui kõik teised olid ka juba korra proovida saanud. Loodetavasti ei jää see olukord nüüd ainukeseks, mis siin mängust tuleb. Muidugi ütleme nii, et mõnest mängust, mis Levadia on teist reast, kes on lausa selle järgi valitud. Lööb Možitšev ja lööb hästi ja hea tõrje teeb sealt Leppmets. Lõppenud Levadia võiduga, nii et ajalooliselt on ikkagi Levadia nende kahe meeskonna duellis olnud selgelt parem, kui nüüd siit Infonet mängib kenasti kokku oma vahel ja sealt nüüd tuleb Aminu ja lööb tagant postist napilt mööda. Värava poole saatma. Luts oma vasakuga ikkagi. Lööb peale ja lööb, oi kui hea võimalus oli siit nüüd teha. 3 lisaminutit on täis ja kuna pall on Levadia käes, siis võib ka öelda, et sellega on see mäng tehtud ja Eiko Saar vilistab selle kohtumise lõppenuks. Levadia jätkab sel hooajal ainsa meeskonnana.